Hommikune vaade Nördlingeni kuulsale linnamüürile ja siis Baldingeri torvi kaudu välja. Baldingeri värav. Kaalusin variante ja otsustasin, et kuna eile ma ikka Nördlingeni juba nägin, et siis ma nüüd astun ja vaatan Wallersteini. Ees paistavad Wallersteini majad ja mina olen justkui kõrge maisimetsa kõrval kõndimas. Aga Wallerstein ei ole tegelikult Nördlingenist kaugel, minu hotellist kesklinnas umbes 4,5 kilomeetrit sinna jalutada. Siin miski huvitav pulskaev, aga informatsioonisilt ütleb vaid, et see ei ole joogivesi siin. Markt Wallerstein. Ma ei tea, kas see on mingi tähtis ära märgitud maja siin või pildistas onu siin vaateid, aga üks onu siin pilti tegi igaks juhuks. Ja tuustan ka. Et pigem mulle tundub, et tähtis koht on see tähtis värav. Mingid sajandite numbrid ja videovalve. Vaatab, kuhu siit jõuab. Suletud väravate taha. Ma nägin, et siit saab käia. Ja väravate taga on peidus Wallerstein Felsen, Wallersteini kivi. Suur põhiattraktsioon siin. Vaatan, kas sinna äkki saab otsa ka rõnida. Aga siin on kõigepealt informatsioon. See on kivikold, kivile ronimise kold vist. No sinna kivi otsa ei saa, aga Felsen õigus, see on ju mitmuses. Siit läheb edasi, seal on veel teine kivi ka. Ohohoho, see oli kohe terve kalju ja kui ma siia otsa ronisin, siis avanevad kohe vaated. Seal on nüüd kaugemal peaks olema Nördlingen. Siin vahepeal oli veel mingisugune see E-tähega küla. Seal pool all on Wallerstein. Ja kui me ennast nüüd keerame, siis me tegelikult näeme enam 360 kraadi. Sealpool asulakkesid üsna hästi näha. Ja siia kivi jälle ronides ja nüüd neid maju ja autosid vaadates mulle meenub, et siin kusagil pidi olema siinsamas kivi all, vist siinsamas, mulle tundub 16. sajandist pärinev õlle tegemise koht. Ja see näeb küll nüüd õllevabriku moodi välja, et ma ise õlut ei joo, siis ma ei teadnud, et kas Fürst Wallerstein on mingisugune õlumark, aga noh, neid pudeleid siin vaadates, mis ta muud on? Mis siin peal siis on? Weissblau, Este Wallerstein. Ja kui see ei ole õllevabrik, siis ma ei tea, mis see siis on. Ja sealt eemalt väravate tagant. Sealt see uhke kompleks, mis paistab, on Wallersteini loss. Selline lossi õu siis. Siit ka aed näha. No tundub olevat täpselt joone järgi tehtud. Püha kolmainsuse monument aastatest 1722 kuni 1725 siin Wallersteinis.
võtan suuna Fremdikeni peale. veel tegelikult valiku koht, kas istuda Wallersteinist bussile või astuda jala, aga ilm tundus liiga ilus, et kohe bussile istuda. Ees paistab asula nimega Markdorfingen mäe otsas või künka otsas. Läbi Markdorfingeni asula. Nüüd juba paistab järgmine küla. Selle nimi on Mindelhoffingen. Bühlingen eespool, Fremdingen tagapool. Veidi vähem vaade Fremdigenile tee pealt. Kohal Fremdigeni bussipeatuses. Mingi tund aega on bussini aega, aga järgmisse peatusse ma hästi jalutada ei jõua. Nii et eks ma siis planeerin edasi oma järgnevaid käike. Seekord proovin ära mikrobussi. Bussijuht on nii sinna kaitseklaaside taha pandud, et teise ots ma ei saanud aru, kust tal üldse raha anda. Midagi tuli sealt koogutada. Sõit läheb Tinklesbüüli. Selle bussiga siis jõudsin Tinklesbüüli ja nüüd tuleb siin natukene orienteeruma hakata kõigepealt. Kuhu ma sattusin? Tinklesbüül ei ole mitte eriti suur linn, umbes 12 000 elanikku. Ometi asub siin ajalooline vanalinn, millesse saab sisse päris muljetavaldatavat väravat pidi. Ja siin on mingisugune lillekasvandus ka värava ees ja siin on park ja seda linnamüüri peaks nüüd väheke seestpoolt ka vaatama, seestpoolt väljapoole. Torn. Ja vastu võtavad meid siin seespool kohe suur värviliste majade kompleks. Ma vaatasin kaardilt, see vanalinn peaks olema niisugune pikk ja kitsas, et põhimõtteliselt saab selle ühte seda peataarnavat pidi läbi käia. Kilisen ja kolisen või teen igasugust imelikke hääli. Ja nimelt ma tegin just shoppingu enne ära, nii et ma olen nagu kotivägi. No nüüd hakkan ilmselgelt jõudma kusagile keskväljakule. Siin juba kirikud paistavad. Autod vupsavad iga nurga tagant välja. Nii peab nende ümber ringe tegema. Ilus majade komplekt seal ees. Ja siis siin kõrval peaks olema St. George'i kirik. Selline kirik. Poolt saab vähekene terviklikuma pildi sellest kirikust. Ja suur. Ja peab ütlema, et see tee siit edasi oma värviliste majadega on ka väga kena. Muidugi seal keskväljakul, seal oli hirmus palju rahvast, nii ma ei hakanud sealt rügima. Siin on vähekene vaiksem. Punane maja ees on Tinklesbüüleni raekoda. Torn siin teisel pool. Tänavatorn on päris korralik. Ma nüüd ilmselgelt lihtsalt jooksin selle
vanalinna läbi, selle suurepärase vanalinna, või noh, palju sa jõuad seda kultuuri sisse võtta. Et ma natuke orienteerun nüüd matkamise peale jälle. No, siit teiselt poolt vaadates on ka vanalinn ikkagi pildistamist väärt ja näe, üks vend käib siin kohe profikaameraga ringi. Ja okei. Mis puudutab matkamise osa, siis esialgu matkan oma hotelli, mis asub Tinkelspülenist väljas veits, seal Seegringenis, mitte kauge, 1,8 kilomeetrit. Eks homme siis vaata edasi, mis saab. Aga seni, kuni ma siin seda kena teekest mööda matkan, tahaks meenutada veel ühte tõika Tinkelspüüli ajaloost. Nimelt lapsed on seal tähtsad ja seda 30-aastase sõja kontekstis. Legend räägib, et lapsed olevat päästnud linna 30-aastases sõjas ühest kodalikust veresaunast, et üks teismeline tüdruk olla nad kokku kogunud ja siis nad olevat läinud Rootsi kindralit või kes iganes see vägede juhataja oli paluma. Ja üks laps olla sellele Rootsi väejuhile kangesti meenutanud tema oma enda poega, kes oli hiljuti mingisse haigusse surnud. Ja siis ta oligi otsustanud linnale almu anda. Ja nüüd seda sündmust tähistatakse ka siis mingisuguse suure üritusega siin. Noh, mis kena istumiskoht siin ees siis paistab. Vist ka pandud ja see on info Seegringeni kohta. Tinkelspüüli 66. linnaosa. Paistab külaliste maja Tollinger. Siia ma lähen. Jepi, sain oma ruumi, oli selles sekeldamine. Esiteks uks oli lukus, perenaist polnud kodus, siis saadeti üks teine naisterahvas. Selgus, et võti, mis tal oli antud, oli vale. Ja siis anti mulle mingisugune tagavale võti ja õhtupoole siis näen perenaise ka ära ja siis ta annab mulle õige võtme. Et nii.